Täna saame näha, mis on näitleja ja produtsendi Hunt Kriimsilm, Lauri Pedaja tõeliselt maitsev kotleti retsept, sest Lauri on minuga nüüd täna saates. Tuleb käsi pesemast. Jaa, sellepärast, et söögi tegemist tuleb alustada alati kätepesuga, sest et käte peal on väga palju baktereid, mida me ei taha, et need toidu sisse läheksid, eks ole. Räägi, mis me täna teeme? Me teeme siis tegelikult nii-öelda shortcuti ühest minu pere põhiretseptist, mis on siis vegekotletid porgandi ja ubadega ja tavaliselt me teeme sinna juurde ka kartuli kaalikatampi, võib panna ka porgandit sisse, kui isu on, ja siis kõrvale lihtsalt kerge värske salat. Täna me jätame tambi ära, kuna me ei viitsi siin 2 tundi keeta ja tampida ja möllata. Siis me teeme lihtsalt biffid ja kerge salati kõrvale. Kuna see on sinu retsept, siis käime korraks üle, mis on meie koostisosad. Biffi jaoks, nagu ma siis ütlesin, meil on vaja porgandit ja ube. Igaks juhuks on ka jahu olemas siin. Tihtilugu juhtub nagu see, et enamasti ma ei poolda jahu panemist sinna kotletidesse, aga kui porgand on hästi mahlakas, siis on vaja teda natuke jahuga kuivatada, muidu kotletid lihtsalt ei hakka kokku. Salatisse läheb paprika, tomat, kurk ja siin on igast seemneid ja mingeid maitseaineid ja asju ka juures, mis me sinna paneme. Me ei kasuta oliiviõli, me kasutame kookosõli, sest et see lihtsalt on ju maitsev ja mulle meeldib nagu väga see. Ja siis meil on hunnik maitseained, loomulikult klassika soolpipar, sidrunipipar, karri, kajannipipar, jahvatatud paprika, kurkum, ürdiaiasegu ja siis chili mix. Ja sidrunit ja mingeid muid asju natukene ka. Minu toitumine on hästi lihtne, kuna mul pruutkettel on vegan, siis kodus ma olen vegan ja väljaspool kodu ma olen siis fleksivore, ehk siis väga peen uus sõna. Fleksivore tähendab siis seda, et sa sööd seda, mida sa tahad. Et sa sööd, võid olla väga vabalt taimne, võid süüa väga vabalt vegetoitu, aga samas võid ka süüa rahulikult purksi ja pitsat, ei ole mingit probleemi. Et ma söön tujude ja tunnete järgi tõesti. Aga hakkame siis rooga tegema ja tegelikult ma tahaksin alustada üldsegi sellest, et me hakime ära sibula ja küüslaugu. Mis asja? Täna ma lasen sinul kokata, see on nii kihvt. Nii, sina võtad asjad enda hoole alla ja ma räägin sulle siin kõrval. Lauri, sa osalesid ühes kokaseriaalis. Mis olid need asjad, mis sa siis sealt nüüd õppisid? Ma õppisin seal choppima ehk siis hakkima. Tore lugu oli see, et meil oli seal Olümpia Senso peakokk Andres Rahula oli nii-öelda siis main kokk, kes meil need road päriselt nagu valmis tegi, mis nagu ekraanile jõudsid. Ja tema tegi ka nii-öelda nagu choppimise katteplaanid, aga kuna mul on käsi tatoveeritud, siis ta ei saanud neid teha minu ees, oleks aru saada, et see ei ole mina, siis ma pidin ise õppima suhteliselt lühikese ajaga, mingi nädalaga siis choppima nagu tõeline kokk. Ma ei tunne, et ma seda nagu suudaksin, aga telemaagia kerge kiirendusega tundus küll, et ma oskan nagu panna nii, nagu päris kiiresti. No pressure, ma teen nüüd pausi ja palun väga. Ei, ma ütlen nagu sellist nagu, et see nüüd ei tähenda, et ma oleksin nagu mingi megapro selles, et ma nüüd hullult oskaksin, aga väga hea, sa võid nüüd televaatajatele anda ka nippe. Kõige lihtsam on see, et lihtsalt nagu ongi vana hea hoiad ja näppe enda poole ja siit sellega lihtsalt liigud ja liigutad nagu näppe. Ja hoiad seda otsa hoiad niimoodi maas. No üritad ikkagi maas hoida ja ta võib natuke lendu tõusta, kui sa tahad, aga ega seal nagu midagi nagu hullu ei ole, kui ta natuke tõuseb. Päris osav, ma ütleks. Väga hea. Ise oli mingi, kurat, teeme uue tuubli, siin ei tulnud üldse nii kiiresti. Ütle, kaua sul see vegan teema on niimoodi elus olnud? Päris pikalt. Vegan ei ole nüüd nagu ulme pikalt olnud. Ma arvan, vegan on olnud nii-öelda pildis mingisugune äkki aastake, aga taimetoitlus peaks saama sügisel äkki nüüd 3 aastat juba. Nagu kõik noormehed tahavad saada põkiks ja olla heas vormis ja lihastes ja kõik jutud ja siis ma võtsin igasugustelt treeneritelt mingeid trennikavasid ja toitumiskavasid ja mingeid asju ja toitusin nende järgi ja sõin mingeid pulbreid ja mingeid mölle endale sisse. Aga kõik, mis muga nagu juhtus, oli see, et ma läksin järjest paksemaks ja siis ma hakkasin nii-öelda nagu otsima lahendusi ja ma rääkisin ühe sõbraga, et kui oli jama, et kuradi lähen järjest paksemaks, nagu teen kõike nagu by the book, aga mitte miski ei toimi. Ja siis ütles, et äkki sulle ei sobi nagu liha näiteks või mingid asjad ja tuli muidugi see klassikaline reaktsioon, mis asja ma olen liha peal üles kasvanud, kui ma liha ei saa, siis ma suren ära, kõik see loll jutt, mida nagu inimeste suust kuuleb.
kes ei ole kunagi taimetoitlusega nii-öelda eksperimenteerinud. 4. nädala alguses ma olin niimoodi, et ma lõpetan ära selle pulli, et ma hakkan liha sööma uuesti, sest mul oli nii paha olla kuidagi. Uriin oli mingi täiesti nagu mingi reaktiivkollane ja mingid asjad, et nagu keha hakkas mingi väljutama. Ja ainult liha siis jätsid ära või muna ja piimaga? Ei, need kõik jäid sisse, muna ja piim ja juust ja kõik need asjad jäid nagu ilusti sisse. Ja siis 4. nädala lõpuks toimus nii-öelda siis see valgustushetk, kus ma tundsin, et mul on jube hea olla ja siis ma olin nagu mingit, aga ma ei tahagi enam nagu tagasi minna. Et ma mäletan, vist hoidsin pool aastat ennast täiesti lihast kuival ja siis üks hetk ma nagu võtsin mingisuguse steigi endale. Ma keerasin endale selle sisse, see oli mingi 300 grammini ja siis ma olin lihtsalt 3 päeva pärast niimoodi, et mul oli nii paha olla, siis võttis mul nagu tükiks ajaks jälle lihaaisu ära. Sest ma olin harjunud ju sellega, et kui sa sööd lõuna ära, siis sul on ikka raske olla mingi pool tundi. No tahaks nagu leiba luusse lasta natuke aega, et jube ebamugav on nagu olla. Ja siis nagu seda tunnet ei olnud ja peale sööki oli kogu aeg nagu siuke nagu kerge ja lihtne olla, siis ma ei saanud aru, et kas mul on kõht tühi või nagu, et ja kui kõht on tühi, siis on nagu kerge olla, aga peale sööki nagu, et kas ma sain nagu piisavalt ja siis ma sain aru, et seda ei tulegi taimetoitlusega, et seda rasket tunnet, see vana hea kartul ja liha koos, et seda tunnet sa ei saagi nagu taimse toiduga ja siis ma harjusin ära sellega ja tänaseks päevaks mul on nagu väga mõnus niimoodi olla. Mis on meie nagu rahvustoit ongi kartul, liha ja hapukapsas on 3 asja, mis nagu omavahel tegelikult absoluutselt kokku nagu ei timmi. Aga ei, ma praegu nagu, ütleme selle veganlusega, ma olen ikkagi mingil määral skeptiline, et mulle... Aga räägi, mis sul need skeptilised kohad on? Mulle maitseb juust. See on nüüd üks nagu asi, mille pärast ma nagu veganlust nagu väga tõsiselt ei taha võtta, ongi see, et mulle lihtsalt nii maitseb juust. Oled sa proovinud taimseid juuste? Ma olen proovinud erinevaid taimseid juuste, tõesti ma olen proovinud neid väga paljusid ja mitte ükski nendest ei ole olnud selline, ma ütleksin, et selle ma võin asendada, et kui nagu piima puhul sa leiad nagu selle nagu valiku, neil on nii miljon erinevat taimset piima. Mis piima sa oled? Mulle meeldib mandlipiim väga. Nukid, see on mul lemmik. Ja mulle meeldib kohvi peale, meeldib kaerapiima näiteks. Ja kohvi, kusjuures me joome suhteliselt harva kohvi, aga kui me joome, siis me ei kasuta ka suhkrut, vaid me kasutame kookose kondentspiima. Soovitan kõikidel vegerastidel uurida sellise asja kohta, kui pole kuulnud. Et see on nagu väga-väga hea toode, et see tõesti nagu asendab nii-öelda seda päris kondentspiima päris hästi, kui ta selle kaerapiimaga veel koos on, siis ta annab väga mõnusa sükse meki kohvili juurde, et ei ole küll see klassik nii-öelda Statoili masinakohvi maitsega, aga väga teistmoodi huvitava maitsega hea kohvi. Hakkame nad nüüd mõnusasti kõik pannile. Nii. Hopati. Hops. Porgandi võid ära koorida. Ja siis me riivime põhimõtteliselt porgandi ubadega sinna kaussi ja siis me saame selle läbi segada. Oi, see on vesine täna siin. See on väga palju vett. Lärtsaki. Aga hakkame jahu panema natukene. Paneme natuke jahu juurde. Ma näiteks saputan sulle see juurde. Nii, hakkame lisama maitseaineid. Me hakkame maitsestama. Lihtne. Alustame loomulikult soolaga. Panen korrat karrit natuke juurde, ega see rohkem karrit ei tee kunagi halba Biffile. Sa vaatad nii umbusklikult mind kogu aeg, kui ma siin nagu mingi toimetan, et mida kuradit ta korraldaksin nagu... Viskame natuke siis ka enne pipert, palun. Nii, aga hakkame praadima või? Hakkame praadima. Proovime, ma võtan selle kõige pisema siit praegu. Ega see nagu, nad ei püsi vaata koos nagu liha on ja... Pane seda hoopis siia, seda Tamme talu segu ja. Ma räägin, mul pruut on ökosmöko supervegan maailmapääste, et see kaevab igasugused siuksed asjad välja, et ta on nagu väga-väga agar ja neid seemneid ka, et seemned on nagu üks asi, mida me sööme nagu väga-väga palju. Aga vaadake siin nüüd, ma näitan tehnikat, kuidas taimset biffi, loodan mul tuntsu ei lähe, aga kuidas taimset biffi niimoodi ümber pöörata, et seda ära ei lõhu. Mina teen seda niimoodi, et ma ajan ta siia panni ääre peale püsti, keeran labida peale ja siis tõmban labid alt ära. Ja siis ta jääb ilusti... Vaata, kui ilusalt need on sul selliseks kuldpruuniks läinud. Ja. See keskkonna teema tundub, et on sul hästi südamelähedane. Mismoodi sa siis veel seda oma ellu oled rakendanud? No kogu see puutögla... Toitumine kindlasti ökomöko on ja antiplastik täiesti. Nagu sa nägid, sul on kõik asjad on purkide, mingite lötsikute asjadega kaasas. Klaas. Ja klaas. Kas või nagu see, et kui ma lähen poodi ja mul on janu ja mul on vaja karastusjooki, siis ma ei võta plastikpudelis, ma võtan klaaspudelis. Ma maksan sellest rohkem, aga ma tean seda, et see ei lagune 400 aastat või isegi rohkem kusagil. See on nii äge. Ja prügi sorteerimine loomulikult on ja üks asi, mis on meil tulnud nüüd Ketteliga viimasel ajal, aga ma ütlen, et see võtab väga palju aega enne, kui ühiskond sinna jõuab, sest et inimesed on väga ebakindlad, on riided.
riiete ületarbimine. Et me oleme teinud endale nagu diili, et me ostame poole aasta jooksul endale ainult elementaarsed basic riided, mida meil vaja on. Et ütleme, et see pusa on mul kõige uuem riidese, mis ma olen ostnud ja see oli 3 kuud tagasi. Ja üks asi, mida me plaanime ja hakkame kindlasti tegema, on see, et me hakkame koristamas käima looduses. Et eelmine aasta me tegime esimese katsetuse, me koristasime ära Männiku discgolfi raja ja nüüd ma olen juba linnapildis märganud peale lumesulamist mingid kohti, mis on minu arust nagu rõlgelt rõvedalt mustad ja räpased ja me läheme oma 4-5 pundiga kaasa peale sinna, võtame prügianumad kaasa, siin ongi dilemma, sest et ma ei taha panna ka seda prügi, mida ma kokku panen plastikprügikotti, vaid ma pean kusagilt saama siis pappkarpe, kui sul on kodus pappkasti, siis te võite mulle teada anda, et me saaksime sellega prügi transportida, aga kokotletikesed on meil nüüd valmis. Ma olen toon meile kahvlit. Jah. Nii, meil on 2 kotletikest siin veel, kas me praeme need ka ära või? Muidugi praeme. Tee need ära, jah. Meil on ju operaatorid ka majas, kes tahavad ju kindlasti maitsta vege kotletikesi. Nüüd nad peavad maitsma. See on minu arust Koka saate tootmise juures üks paremaid asju on see, et võtte lõpuks on kõht täis ka. Alati. Ja nüüd võtame sidruni ja lõikame selle pooleks. Ja siis pigistame natuke siia. Hästi õnnelt. Jaa. Vähekene. Aitab, läheb hapuks. Ma tahaks juba maitsta. Aga palun, lase hea maitsta. Me teeme 2 kotletti veel. Me teeme 2 kotletti veel, aga nüüd võivad siin rahulikult podiseda, need on operaatori paistele need kotletid. Aga proovime. Natuke segan selle keeran kiiresti siin ringi. Tõesti, sa suutsid ära tappa selle kookose maitse. Absoluutselt väga meeldiv krümpson ja karrit ja tšillit tunnen mina. Oota nüüd natuke, hakkab siin. Väga hea on. Vaikselt liigutama sul suus. Ja kujuta ette, kui sul siin kõrval on meil siis kartulitamkus kaalika ja asjadega, siis Te ei kujuta isegi. Mulle väga meeldib, et praegu kevadel on selline ta on ikka siuke tugevam, siis ta on ikka siuke nagu täiskõhutoit, et see on nagu korralik proper õhtusöök, et kui tulevad sõbrad külla, kellel on kõhud tühjad, käidame sulle täis kõhu ikka järgi. Ja lükkad ikka selle nagu laraka peale, siis on kõigil kõhud täis ja tuju tead pärast. Et võibolla natukene ta ikkagi nagu, ma ütlesin, vaata ma kartsin kogu aeg, et ta jääb nagu natukene nagu vedel, et ta nõksa on, et ta võibolla võiks natuke kuljemel olla. Ühe tükki veel, sest et see on 100% vege. 100% vegan. Ja nüüd naljakas asi. Miks inimesed söövad liha? Ma tõesti ei tea. Sellepärast, et sealt saada proteiini. Valku, eks ole. Aga kust kohast loom saab selle proteiini? Sellest rohelisest. Miks sa sööd seda looma, kui sa võid süüa kohe rohelist ja saada sealt palju kiiremini, palju parema, palju tugevama valgu kätte, mida su organism omandab palju paremini? Mul on nii hea meel, et sa ütlesid seda praegu. Nii tore. Aga tõsi, see on tõsi. See on absoluutselt tõsi. Mida sööb siga, mida sööb lehm, on ja? 0 kolesterooli on siin täna. Ja täiesti tervislik, tugev, normaalne toit ja kõik ained on sees olemas. Operaatori poiste kotletikud on ka valmis. Nii tore. Lauri, aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Kindlasti proovige järgi Lauri kevadist taimset kotletti. Ela hästi saade on taas eetris nädala pärast 20:45 esmaspäeval. Seniks ela hästi. Ole tervislik ja päästa maailma. Tšau!